Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Uudised, mida meil ei ole vaja edastada, sest aasta vaatajate kvoot on ammu ületatud. Siiski, sel nädalal Keeleinspektsioon kimbutab üle idapiiri naasnud eestimaalasi, Eesti õpetajad nõuavad Kreeka trammijuhi palka, Euroopa Komisjon peatas eurorahade väljamakse Eestile ja Eesti riigikaitse must auk likvideerimisel. Hakkame pihta. Keeleinspektsiooni agarad ametnikud tegid oma tavapärase järelevalvemenetluse käigus Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi 14 õpetajale ja kooli direktorile eesti keele mitteoskamise eest ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse. Nad leidsid, et 26,7% sealse riigikooli õppejõududest ei oska riigikeelt. Tallinna Mustamäe lasteaiale sai osaks sama saatust. Varem on Keeleinspektsiooni ametnikud teinud samalaadsed ettekirjutusi ja sunniraha hoiatusi säärastes geograafiliselt ja tegevuse poolest erinevatest asutustest nagu Tartu Maarja Mõisa kliinikumis, Eesti Posti Jõhvi kandekeskuses, Mustamäe humanitaargümnaasiumis, Narva kunstide koolis, Rannamõisa lasteaias ja paljudest teistest Eesti riigi asutustest. Politseid nad siiski kardavad. Kuigi paar aastat tagasi leiti, et mitusada umbkeelselt venelast on Eesti Vabariigi politseinikud, sunniraha hoiatust politseinikele, politseiameti direktorile ja selle ülemale siseministrile ei tehtud. Sunniraha hoiatus ongi säärane tore töövahend, mis kellegile pahandust ei tekita, sest töökohta sellepärast keegi kunagi ei kaota, eesti keelt see kedagi kunagi õppima ei sunni ja trahvi keegi kunagi ei maksa. Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk ütlebki, et on õpetajaid, kellega nad on tegelenud 5 aastat, 6 aastat, mõnega 10 aastat, aga jälle tuleb ettekirjutus või motiveeriv menetlus teha. Tänapäeva raskes majanduslikus olukorras napib töökohti ja paljud eestlased põgenevad Eestist, et välismaal leiba teenida. Paljud põgenevad isegi sel rumalal põhjusel, et nad ei ole ikka veel õppinud hindama meie tublisid valitsejaid ja meie suurepärast partokraatlikku valimissüsteemi. Keeleinspektsiooni ametnikel pole aga mingit põhjust Eestist põgeneda. Nende töökohad ja töörõõm on kindlustatud, sest nende tööpõld aina laieneb. Kui nad tahavad Kohtla-Järve või Narva rajoonis tööd harrastada, on neil samaaegselt võimalik ka oma vene keele oskusi täiendada, sest sealsetes Eesti riigiasutustes on raske leida kedagi, kellele saaks ettekirjutusi eesti keeles selgitada. Vene keele oskustest on neil kindlasti ka tulevikus kasu. Pole ju kaugel päev, mil esimene Laari valitsuse ja Lennart Nikolajevi juulilepete Eestisse põlistatud venelaste ja nende järeltulijate arv ületab eestlaste arvu. Kui Edgar Burežin Savisaar ja ta rahvuskaaslased valitsuse üle võtavad, kehtestavad nad kahtlemata vene keele riigikeeleks. Siis saavad Keeleinspektsiooni ametnikud oma tööd sujuvalt jätkata nende eestlastele ettekirjutuste tegemisega, kes piisavalt vene keelt ei valda. Just nüüd, kui näis, et suurem osa rahulolematust rahvakihist on Eestist juba põgenenud ja mahajäänud lihtrahvas on harjunud nurisemata piskuga elama, tuli võimueliidile tagasilöök. Õpetajad kogunesid Toompea lossi ette palgatõusu nõudma. Nad olid isegi nii ülbed, et hõõrusid meie võimukandjatele nina alla valimiseelsed lubadusi õpetajate palkade tõstmisest ja tasuta kõrgharidust. Õpetajad peaksid ju olema küllalt haritud ja intelligentsed, et osata vahet teha valimiseelsete lubaduste ja tegelikkuse vahel. Eriti jultunud on Kreeka trammijuhi palganõudmine. Õpetajad peaks aru saama, et esmatähtis Eesti hüvanguks on rasket valitsuse koormat kandva võimueliidi heaolu. Kui tõstaksime õpetaja palka isegi 1/3 Kreeka trammijuhi palgast, ohustaks see meie tublide valitsejate ja riigikogulaste hädavajalikke korrapäraseid palga- ja hüvitiste tõuse.
pealegi ei saaks me siis enam demonstreerida oma Euroopa liitlastele Eesti maksumaksjate suuremeelsust Kreeka ja teiste pankroti järel vaakuvate riikide abistamisega. See võiks viia sellise kurva tagajärjeni, et Kreeka trammijuhid peaksid õppima elama vähem kui 5-kordse Eesti õpetaja palgaga. Haridusminister Aaviksoo reageeris õpetajate ebarealistlikutele nõuetele talle omase otsekohesuse ja leidlikkusega. Haldusvaldkonna raha juurde ei anta, ütles ta, aga saame siiski õpetajate palku tõsta, kui neid vallandame. Kui me näiteks 2-kordistame õpilaste arvu klassiruumides ja õpetajate töökoormuse, võivad pooled õpetajad leida omale mõne muu töökoha. Nende arvel saamegi siis tõsta alles jäänute palkasid. Nagu teame, on suur osa meie rahulolematust rahvast põgenenud välismaale. Rõhuv enamus meie meremeestest teenib juba ammu leibas, seilates võõrriikide lippude all. Ehitustöölised, arstid ja meditsiiniõed lahkuvad samuti massiliselt. Kuna põgenejad meile enam maksusid ei maksa, ohustab selline ebalojaalsus samuti meie võimueliidi heaolu. Õpetajate massilist põgenemist pole meil õnneks vaja karta, sest neil pole kerge leida välismaal õpetaja ametit. Meie tubli valitsus tegutseb õieti ja Aaviksool on õige lahendus. Aeg on õpetada õpetajaid. Need, kes tahavad jääda õpetajaks, õppigu õpetama suurema töökoormusega ja teised õppigu selgeks poemüüja või muu selline amet. Nende rahustamiseks võime neile juba praegu lubada, et enne järgmisi valimisi lubame neile jälle kõik muud, mida nende hing ihkab ja süda soovib. Kõige kurvem on, et eurorahade väljamaksmine peatati meie oma kontrolli alt väljunud ametnike kittumise tagajärjel. Näib, et meie rahandusministeerium ei suuda kontrollida oma finantskontrolli osakonda. Too andis esmakordselt ajaloos tavatult madala hinde oma kolleegide tööle ja see põhjustaski Euroopa Komisjoni otsuse peatada maksed Eestile. Maksed peatatakse harilikult siis, kui on põhjendatud kahtlust, et raha on juba läinud mitte sihipärasesse kasutusse. Finantskontrolli osakond leidis eurorahade makse osakonna töös 4 tõsist probleemi, alates makseasutuse kuluaruande koostamisest ja ülevaate puudusest, rakendusüksuste kontrolli tegevustest ning lõpetades sertifitseerimisprotsessi aluseks olevate kinnituste usaldusväärsuse ja toetuse saajate pankrottide ning likvideerimiste järelvaate puudustest. Nüüd ei jää euromaksete osakonnal muud üle, kui parandada kiiresti oma tööd või, mis oleks lihtsam, rahandusministril asendada finantskontrolli ametnikud sellistega, kes oma kolleegide tööd ei arvusta. Rahandusminister Jürgen Ligi, kellele muidu meeldib telekaamerate ees ajakirjanikele maailma ja Euroopa rahandusasju selgitada, ei soovinud seekord oma ministeeriumi huvitavaid asjaajamisi kommenteerida. Ta lahkel loal kinnitas aga asekantsler Ivar Sikk, et rahandusministeerium paneb tuleviku senisest suuremat rõhku riskide hindamisele ning riskantsete valdkondade üle järelevalve teostamisele. Meie Brüsselis resideeriv eurotoetustega tegelev esindaja Hannes Rumm oli optimistlik. Ta arvas, et küllap hakkab raha jälle voolama. Ta meenutas, et Eesti on olnud läbi aastate alati 3 edukaima eurotoetuste kasutava riigi hulgas. Eesti edukat eurorahade pihtapanekut võib lugeda paradoksaalselt meie nigele raamatuturu teeneks. Meil on palju andekaid kirjanikke, kes võiksid võistelda Joanne Rowlinguga ja avaldada Harry Potteri raamatutele sarnavaid bestsellereid, kui neile oleks vaid avatud mitmesaja miljoni lugeja suurune ingliskeelne raamatuturg. Kuna see puudub,
saavad nad oma elavat fantaasiat rakendada mitmesuguste huvitavate eurorahale toetuvate Eesti äriprojektide ja plaanide valmistamiseks. Nende andekus ongi meid aidanud tõusta 3 edukaima eurorahade kasutaja riigi hulka. Loodame, et meie tubli rahandusminister Jürgen Ligi annab nüüd kiiresti kinga oma finantskontrolli osakonna ametnikele ja asendab nood andekate sõnaseppadega, kes ei lasku oma kolleegide kritiseerimisele ja on juba tõestanud oma ulmelugude kirjutamise võimeid edukate äriplaanide valmistamisega. Meie pehme ja karvane kaitseminister, Iisraeli relvatehingu kangelane ja kartmatu Eesti ründajate mahalaskmise isiklik garanteerija Mart Laar teatas hiljuti, et meie mereväe praeguse olukorraga ei saa rahul olla. Ta pole isegi kindel, et kõik varasemad mereväe arendamiseks tehtud otsused on olnud kõige realistlikumad ning jätkusuutlikumad. Laaril, kes muidu riigikaitsest arusaamisega ja militaarsete teadmistega ei hiilga, on seekord tuline õigus. Meie mereväe lipulaev admiral Pitka roostetab juba mitu aastat sadama kai ääres ja suurem osa meie lõbusa eluga harjunud mereväe ohvitseridest lainetavale merele oma eluga riskeerima niikuinii ei suvatsa minna. Nendel on ka raskusi kipperipaberite jaoks vajalike testi sooritamisega, rääkimata teenistuses püsimiseks ja ülenduste saamiseks vajalikust üldfüüsilisest testist. See muidugi ei tähenda, et nad ei saa teenistusest jätkata ja ülendusi saada. Sai ju kunagi isegi Mart Laar lipnikuks ülendatud, kuigi ta korpulentsed kehavormid välistavad tal füüsiliste normide täitmise ja kohustusliku märgilaskmise normide täitmiseks ei nõutud talt märklaua tabamist. Tal lubati sel asemel sihtida oma kunagise kolleegi Savisaare pildi pihta, kuigi see tehti raskemaks eelneva alkoholi manustamisega. Näib, et kogu mereväe probleemi põhjustajaks on endise mereväe leitnandi Georg Kirsbergi ankeet, mida kõik mereväest lahkunud peavad täitma. Kirsberg võttis seda kohustust tõsiselt. Ta täitis 18 lehekülge paljude mereväe tavapäraste väärnähtuste ja kuritegude kirjeldamisega. Kuigi seadus ja määrustik kohustab kõiki kaitseväelasi kõikidest väärnähtudest ja kuritegevustest koheselt aru andma, pole ükski teine mereväelane seda tülikat seadust varem järginud. On ka arusaadav, teenistuses satuksid nad oma ülemuste kuritegude paljastamise eest äärmiselt täbarasse olukorda ja nagu nähtub Kirsbergi vastu suunatud laimukampaaniast, pole kasulik ka lahkumisankeedis mereväe tublisid, nalja ja raha armastavaid merekarusid paljastada. Nüüd on asjad läinud nii kaugele, et 2 kaptenmajorit, kes teenisid head raha laevaremondifirmadelt laekuvate altkäemaksudega, on pidanud teenistusest lahkuma. Ühte kaptenmajorit kimbutatakse sel tühisel põhjusel, et ta ei suuda eesti keeles suhelda ja paljud endised ja praegused mereväelased on avaldanud soovi kohtus vande all mereväe juhtkonna huvitavatest tegemistest tunnistada. Laaril on seevastu mereväe koondamine hea võimalus oma majanduslikku olukorda järjekordselt parandada. Tal on varasemad head kogemused mitte ainult Iisraeli relvatehinguga, vaid ka Eesti kalalaevastiku ja jäämurdja müümisega. Kui paneme miinitraalerid odavalt müüki, võib arvata, et ostjad oskavad ka lepingu sõlmijatele sobivat tänu avaldada. Kunagine jäämurdja müük oli eriti kasulik, kuna see andis järjekindla lisateenistuse Rootsilt iga-aastaselt jäämurdmise lepingu sõlmijatele. Laar on juba ammu tõestanud, et ta oskab iga sniti pealt lõigata. Soovime talle edu kõikideks tulevasteks tehinguteks ja meenutame talle, et kasulik on kõik tehingud aegsalt salastada, et tülikad ajakirjanikud ei hakkaks Kirsbergi moodi üksikasju paljastama.